Tervist! Tervist on ikka vaja, on ju? Muidugi. Mina olen Ivar siis ja ma ei tea, ma kevadel siin midagi rääkisin, mingi oma loo siin, et kuidas kõik pekki läks ja jumal mind ära päästis ja täna on enam-vähem kõik korras. Püha vaim toimib minuga igatepidi. Hommikul küsisin, et mis ma siis tegema peaksin, et mida ma tunnistan ja pani mulle südamesse selle, kuidas ma nagu usule tulin üldse. Et see toimus, ma olin juba siis päästetud, aga polnud veel ristitud ja ma olin haiglas, ootasin seda operatsiooni, mis ei taht kuidagi sujuda ja eriti kohe lükati mind edasi tagasi seal, et mine ja vaata veel ja jaluta ja pole aega ja mida iganes on ju. Ja siis, aga ma olin saanud tuttavaks huvitavate kristlastega on ju. Ja ma tahtsin ka nii väga nende suguseks saada, et noh, et räägivad Jumalast ja väga tore kõik ja Jeesus ja püha vaim ja siis ma seal üks õhtu seal pikutasin ja mõtlesin, et aga kuidas ma saaksin, kas Jumal üldse mind võtab või? Mina siuke patune jurakas on ju, mingi jama peas on ju, nüüd ta on järsku kristlaseks saada on ju, et ja Jumal on kindlasti palju tegemist, ta on ju nii suur ja võimas, kõik räägivad on ju, et mismoodi, kuidas minu sugusega üldse nagu. Ja siis vaikselt lappasin juba piiblit on ju, algus mitte millest aru ei saanud muidugi. Ja ma nimelt leidsin siin mõned päevad tagasi, ma olin seal haiglas natukene nagu kirjutanud ja sisse lugenud just oma vanasse telefoni. Ja mul oli see täitsa meelest läinud on ju. Ja mind kuidagi nii puudutas see, et see oli väga huvitav, ma sealt päris kõike ei saa nagu lugeda, see on natuke imelikku ka seal on ju, mis nagu võib-olla nagu naljakas ja ma suutsin palvetas isegi kurat öelda, et kurat sassi läks on ju. Ise palusin kohe vabandust, anna andeks, palun, ma tean, seda ei tohi öelda, ma tean, anna andeks, palun, anna andeks. Ju siis andis, ma arvan, et andis, ma ei tea, et vaimus andis ja siis ma arvan, et üks siuke kirjakoht oli see Relvast 11.1 on, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Ma arvan, ma tookord seda lugesin, mõtlesin, ma ei saa mitte midagi aru on ju. Mis asi see on, ei näe midagi, mida ma siis usun, kui ma ei näe on ju. Mida ma pean uskuma on ju. Siis teine koht oli, ma olin tõmmanud sinna mingid hirmsad ristid taha ja hüüumärgid ja et kes selle küll kirjutas on ju. Aga ilma usuta on, see on Relvast 11.6 on ju. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Kohe pean olema meelepärane, huvitav on ju. Sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. See mind juba kõnnetas. Mina hakkasin kohe uskuma, kindlasti on. Kõik usuvad on ju, peab olema ju on ju. Peab olema olemas on ju. Ja siis oli veel Relvast 11.8 ka, et usu läbi kuulas Abraham sõna, kui teda kutsusid välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta ka läks välja ilma teadmata, kuhu ta läheb. Sellest ma saan muidugi mitte midagi aru. Läheb kuhugi, ise ei tea on ju. Aga praegu kahjuks ma käin ise ka niimoodi, et ma ei tea, kuhu ma lähen. Et see püha vaim on saatnud mind nii palju igale poole, et ma lihtsalt lähen mingi hullu jalu kuskile on ju. Pärast ma saan teada, miks ma läksin on ju. Kedagi oli vaja ära päästa või midagi oli vaja teha, et sõber Rainer naerab mulle siin juba kogu aeg, ütleb, et sa võid minema kuskile kiirabisse või politseisse või ma ei tea kuskile. Aga politsei ei saa aru ju. Ütled, accident'is oli meil seal, et
kus sa teadsid siia tulla, onju? Ma ütlesin, jumal ütles, nemad pole Juhan kirja, onju. Pärast kutsusid välja, kes see Juhan on, onju. No ma istub laua vastu, ma ei saa talle jumalast ju rääkima hakata, mitte millegagi aru ei saa, onju. Ja väga keeruline, onju. Ja siis ma seal haiglas palvetasin, onju. Ja siis oli ka muidugi väga huvitav, sest meie Jumal on hävitav tuli, see on Hebreaste 12:29, ma ei tea, mis me kõik sealt oleme mõtlenud, ma ei tea, see huvitav, onju. Hävitav tuli, onju. Mis ta siis nüüd, võtan ta vastu, hävitab mu ära või? Väga keeruline, kuidas ma ja siis, et see Jumal on üks vahemees, üks Jumala inimese vahel, inimeses Kristuses Jeesuses. Tore. Ja siis ma mõtlesin sellise asja välja, et see Jumal on nii suur ja püha ja kõik, et tema vist ikka ei tule minu juurde, et ei, ta ei saa minuga hakkama, aga ma olin kuulnud, et Jeesus käis maa peal, ja siis ma palvetasin seal, et sul nagu nii aega pole, et saada Jeesus. Ta oli siin 2000 aastat tagasi, tuleb nüüd ka ja Ivaril on abi vaja ja tahab kristlaseks saada ja ühesõnaga ajab minuga kõik, teeb muga toimingud ära, onju. Ja tegelikult ma seal, see mulle meeles, ma siiralt uskusin, et tulebki. Peab tulema ju, noh. Ma ju palusin, onju. 20 august ma palusin, et aita mind, kohe tuli aitas, onju. Pikk poiss tuli üle kohe, hakkas kohe aitama mind, onju. Mõtlesin, et nüüd ka, onju. No, kui te mäletate, ma tookord rääkisin selle väikse lendamise loo seal, kui ma sealt alt haiglasse üles läksin. Ja need samad jutud olid just enne, kui ma palusin, onju. Ja ta siis sama õhtul kohe näitas, et ta on olemas, onju. Viskas mu sinna 11. korrusele. Onju. Ja siis hommikul, te teate, kõik olid seal ämbingus, onju. Ja kõige huvitavam sõna, mis ma seal tulin, siis ma nagu ise ka nagu ei saanud aru, kuidas ja mis moodi ja siis ma arvan, et see oli nagu esimene kord selline püha vaimu selline laks tuli, et rahu, Ivar, kõik on minu kontrolli all, onju. Ja selle ma panin kirja ka sinna. Mul seal kirjas, onju, seda ma rääkisin, järgmine päev Rainer tuli mind vaatama, ma rääkisin Rainerile ka, onju, Rainerile see väga meeldib see lause, onju, ta igal pool kasutaks seda, et kõik on, aga ongi tema kontrolli all, onju, nii see on ju, nii see on. Ja aga usk on ikka üks tore asi, onju. Aga ma olen aru saanud, et ilma usuta ei toimu mitte midagi, onju. Et mõned siin räägivad, onju, aga uskuma peab ju lihas, onju. Peab lihas uskuma, et saada vaimu. Muidu sa ei saa ju, kui sa ei usu, onju. On nii või? Mis te arvate? Või ei ole? No kuskilt peab alustama, mingi täpselt, et midagi peab tegema, onju. Aga see on ikka kõige olulisem asi ja ma arvan vähemalt, et kui natukenegi jätta mitte uskuda, siis ei juhtu ka mitte midagi, onju. Mitte midagi ei juhtu. Ja ma ei tea, vist on kõik, ma ei hakka mingisuguseid väga lugusid, mul on väga imelikud lood ka, et võib-olla äkki ta ei võta vastu kõik, need on väga naljakad kõik ja tegelema vaikselt evangeliseerimisega ka nüüd, mul see on Lasnamäel bussijuht evangeliseerin, et 6 tükki on nüüd siis nagu päästevalve lugenud, onju. Nad tahavad kõik koos ristima tulla. Kuskil ma vaatame seal, ma ei tea, Nõmmele kaevame suure augu kuskile või ma ei tea, vaatame. Ja küll ma räägin selle ühe viimase ristimise, on hästi naljakas või see päästepalve, et mul tekkis seal üks selline brigadir, vaata, ta oli, hakkasin tuttavaks saama järgi mööda nendega, kõik on üks vanemad mehed, onju. Ja siis me hakkasime jälle hommiku kuhugi minema, kus me pidime minema. Tulegi praegu meelde, onju. Soome ja pidime Rodi juurde minema, ma asjad muidugi saab palvetasin, onju, ja siis, bussijutt helistab palju, ta teab, et kui ma olen üles, ma võtan vastu, see oli mingi 3 öösel või. Ja oled sa üleval, ma ütlesin, jaa, muidugi, onju, et kuule, üks tahab veel, et kuule, et ole hea, et
et tuleb sulle rõdu alla annab signaali, et noh, lähed välja, onju. Ma ütlesin, okei, et mis kell siis, no hüppas enne 5 umbes, võib-olla äkki, onju. Ma ütlesin, et siis magada ei saa jälle, onju. Hea küll, aga noh, teeme ära, onju. Noh, siis seal tuiasin toas seal ringi, seal lugesin midagi ja vaatasin YouTube'is seal midagi kindlasti, onju. Rodid ma ei tahtnud vaadata, ma tahtsin nagu, ma ennem üldse ei vaadanud teda YouTube'is, ma tahtsin esimese laksu, noh, originaalis kätte saada, vaata, muidu tekked äkki mingid eelarvamused, onju. Ja siis hirmus signaal, noh, tead, siuke buss onju, paneb signaali, onju. Saad aru, kõik magavad kell 5 hommikul, onju, aga Lasnamäel on see vist normaalne, onju. Ma olen see rõdu peal, see veib seal niimoodi, ma ütlesin, kohe tulen, onju, kohe tulen, onju. Siis natuke tagurdas seal, noh, ja siis tagurdas tee otsa seal kinni, onju, pani ohutuled peale, onju. Läksin eest uksest sisse ja et küsin, et kas oled ikka valmis, on see ikka sinu taha, ma esimest korda nägin ta elus, onju, et noh, see brigadir olid ära rääkinud, et noh, et kuule üldiselt me siin kõik hakkame kristlasteks, et ühesõnaga, kui sa tahad ka, tule kampa, onju. Ma igaks just küsisin kõik värgid üle, et no ikka oma tahe ja ikka nii ja naa, onju, ja siis ütleb mulle, et tead, ma olen ikka valmis küll. Aga mis tema tegi, tema viskas põlvili, bussi põrandale ja pani käed. Ja ma ütlesin, et tõuse püsti mees, onju, et lõpeta ära, nii ei saa ja võta vähemalt need käed ära, et sa ei pea põlvili olema, onju, et sa võid, ei, mina tahan jumala ees olla kõik umbes, tead, ma ütlesin, tead, sa vana mees, sa oled ka Nõukogude sõjavilme vaadanud, noh, niimoodi lasti maha, onju. Ja siis samal hetkel tahtis üks kiirabi välja saada, buss oli ees, onju. Ma juhuslikult selle kiirabiga oli mul ka tegemist olnud, onju, et see juht teadis mind, onju. Tema tuli nagu bussi ukse taha, onju, vaatas bussi ukse tagant, onju. Saad aru, üks mees on põlvili maas, käed selja taga ja minul käsi tema õla peale, onju. Ja siis ta esimene reaktsioon oli, Ivar, mis sa jälle teed siin, onju? Mis asja sa korraldad siin, onju? Hakkas taguma selle ukse peale, siis ma ütlesin talle oota, onju. Aga tema mõtles, et ongi ohtlik, onju. Siis bussijuht ütleb, et vajuta seda nuppu, onju, sealt. Siis ma muidugi läksin, vajutasin sealt mingit sealt nuppu, tema ikka põlvili maas, onju. Vajutasin nuppu, aga läks selle nuppu pühti, kõik uksed läksid lahti, onju. Ja see tuleb sisse ja ütleb, et kuule, et ajaga oma see kolakas siit eest ära. Ma ütlesin, praegu ei saa. Päästepalve loen, kui tahad, tule ka, võta sappa, onju. Praegu ei saa, meil on nii tähtis, mees on põlvili ja hea küll, ma ootan ära, onju. Siis istus, lugesin selle päästepalve ilusti ära, ma ise tegin siukse väikse päästepalve, ma ei tea. Ju toimib vist. Ja noh, ühesõnaga tegime toimingud ära ja kiirabi juht oli ka päris, noh, sai asjast aru selles suhtes, et noh, mis on nüüd tähtis elus, onju. Et tema tahtis lihtsalt, talle kedagi peale ei olnud ja selles suhtes ta oli seal majade vahel, ma ei tea, mis ta vist, ühesõnaga laipa ei olnud, noh, ainult seekord ja siis läksime sõbralikult lahku seal kõik ja nüüd on siis 6 tükki neid. Algus oli juttu, et 5, et siis, noh, teeme ristimise, nüüd on 6 juba, ma ei tea. Vaata, Rodni jäi ka 300 linna pealt teeb, noh, on kõik, siis pani 500 ja noh, teeme 500, noh, ma ei tea. Aga see on nii vahva mees, see brigadir mul selle, et see on nii tore mees, ta kunagi sõitis ämmaga, ämm sõitis taga Euroopasse, onju. Me sai niimoodi tuttavaks, et ta sõidab nüüd sama liini, millega mina mõnikord koju sõidan, onju. Ja siis ämm oli kogu aeg rääkinud, ta oli nii vahva väimes, onju, nii tore mees, on igati pidi kõik vahva ja see on kuskil 20 või 30 aastat tagasi, noh, midagi taolist, onju. Ja siis ühe korra ta pidas bussi keset Osmusele tänavat kinni, peatust ei ole, onju. Tuleb minu juurde, sa oled Ivar? Mõtlesin, mis nüüd on siis? Olen. Kuule, ole hea mees, tule seda lõppu välja, vaja üks juttu rääkida. Noh, siis läksimegi, sõitsime sinna lõppu, ma kuulusin sõna. Rääkis selle ämma loo mulle ära, et noh, nii ja naa ja siis, et ma olen näinud siin, noh, ma ühe korra seal bussis paletasin, ma kukkusin pikali ka tema bussis seal ühe korra. Ühesõnaga ta teadis, et ma olen kristlane, onju. Ja siis ütles, et tead, et tema tahtis siis, see oli just samal ajal, kui see ärkamiskoos või see lootuse aeg oli seal Lasnamäel, onju. Ja bussijuht tahtis nii hirmsalt sinna minna, et saaks seal ka, et noh,
päästepalvelu, no, talle loetakse ette, ta saaks seda korda teha, aga ta asub töölt vabaks, onju. Ja siis mina olin see päästerõngas, noh. Ja nüüd ta räägib, et väga hea, muidu oleks mingi välismaalane lugenud, nüüd ikka oma poiss, onju, vaata. Oma poiss luges, onju, väga hea tuttav ka veel, ta on nii rahul, onju. Ja kõige imestavam on see, et vaata, kuidas siia, et ta hakkas nagu kohe, hakkas evangeliseerima kohe. Peale päästme lõpus kohe hakkas toimetama, täielik südameasi tal seal, kõik bussijuhid, kõik teavad seal kõik, onju, mingi, et see on väga huvitav, onju, aga Jumal teeb tööd, onju, Jumal teeb tööd, onju. Jah, see on väga armas, et see on nagu see kunagi, mis moodi oli, et ühe korra müüdes, teised müüvad edasi, siis saad, onju, vaata. Noh, ma andsin ka mingi seemle, onju, nüüd sealt läheb ja siis see seeme seal kasvab, Jumal toimetab, onju. Jah, väga tore on vaadata muidugi, et jah. Mul on bussidega seal üldse väga hea, seal kõik teavad, mis see bussijuhid enamuses on. Lähevad kõmm kohe sealt, tulevad sealt. Ühe korra viidi bussiga mind koju, onju. See oli ka päris hea, et mis sa siit jala lähed, et buss sõitis, lõpetavad sealt taga lõpus ära, siis sõidavad Mustamäele parki, onju. Mulle meeldib õhtuti jalutada, ma ööse käin jalutamas, nägist pulli juhtub kogu aeg, onju. Ja siis pidas kinni, kuule, ma viin su koju. Ma ütlesin, kuule, mul on 300 meetrit. Onju. Ei, no mis sa ei taha bussi koju sõita või? No hea küll, läksin peale, viis maja ette. Ma ütlesin, see trepikotta ette viis, on tõkkepuu ees, võtaks sinna ka viinud. Et nad on hästi sõbralikud kõik. Hästi sõbralikud. No nii, aitab vist, eks ju. Amen.